2016. aasta Jaan Poiska improvi. Eesti väitlusmaastiku absoluutsetest tähtedest koosnevat paneeli assisteerib meil täna vanakooli ajavõtja Annabel. Teeme talle ka suure palun. Kui kellelgi mingisuguseid korralduslikke vastuväiteid või muid muresid ei ole, siis kutsuksin jaataval poolel seda väitlust avama Miia. Nagu peaks sellega midagi nagu tegema. Suur mikker on saali jaoks. Seda ka vaja. Noor hirm. Noor. Nii ma ei ütleks. Kas ma sulle raskeks? Kas see nagu tahab poole ei saa panna? Ei saa siin meetrimeeste järgi. See on nagu 2,5. Nii. Aga see on suht teada, et selle rääkis. Hind ja ühikesed. Jah, ma arvan. Sadak. Kallis paneel, Eesti noorte seas on kõige suuremaks vaimsete probleemide põhjustajaks just see kõrge koolikoormus. See on see, mida me oma maailmas ära hoiame. Esiteks 2 punkti raami, siis meie enda materjal. Esiteks probleem. TI osatähtsusega kasvab Eestis ka hariduse lõhe. Väiksemates koolides ei saa endale lubada ega ei oska integreerida tehisaru oma õppesse, samal ajal kui suurtemates omavalitsuse koolide õpilased saavad TI-d kasutades veelgi kaugemale eest ära liikuda. Järelikult, ilma riikliku lähenemist tehisaru õppele Eesti haridusliku lõhe probleem üha süveneb. Mis on meie plaan? Me läheneme TI õppele süsteemselt. Me anname õpilastele ja õpetajatele tasuta ligipääsu TI-hüppe poolt välja töötatud tehisaru mudelile, mis esiteks on ühendatud õppekava materjalidega ning teiseks aitab õpilastel õppida läbi küsimise, mitte vastuste andmise. Lisaks arendame me praegu loodud lahendusi järjepidevalt edasi, seepärast TI-hüpe on juba alanud ning kasutame tehisintellekti igapäevase õppetöös õppevahendina ning pakume õpetajatele siis ka seda TI-alast väljaõpet, kus nad siis õpivad, kuidas TI-ga materjali luua ning kuidas seda oma tundidesse integreerida. Pange tähele, muutus on integreeritud. Me ei tekita loenguid juurde, vaid me reformime kogu õppeprotsessi. Nii, liigume edasi meie esimese argumendi juurde, milleks on hariduslik lõhe. Tehisintellekti õpe nõuab süsteemset lähenemist, kuna vastasel juhul jääb see üksnes privilegeeritud õpilaste luksuseks. Esiteks, miks AI õppeprotsessile kaasa aitab? 3 põhjust. A. Tehisintellektil põhinevad rakendused on õpilase jaoks kogu aeg kättesaadavad, samas kui õpetajaga kohtub õpilane vaid koolikünnis. Näiteks Singapuris kasutatakse juba TI-l põhinevat õpilasabi, mis on terve ööpäev olemas ning mis on ühendatud riikliku õppekavaga. B. TI suudab lihtsasti isikupärastada, lähtudes õpilaste varasematest küsimustest ja vastustest, kuigi aga õpetajal on väga raske pakkuda seda individuaalset lähenemist kõikidele õpilastele. Näiteks Korea tehisintellektil põhinevad digiõpikud isikupärastavad õpet vaadates õpilase tulemusi. Ning C. Tehisintellekti rakendused suudavad kiiresti läbi töötada palju infot ning edastada seda ka õpetajale, et ta suudaks valida kõige parema õpistrateegia. Näiteks Kanada ülikoolides rakendatakse juba sellist rakendust, mis edastab õppejõule õpilaste peamised küsimused ning murekohad. Pange tähele, et TI-hüppe statistika näitab juba, et 3 õpilast 5, kes õpivad tehisaruga, tunnevad nad kindlamalt kontrolltööle minnes, aga see arvestab ainult praegust võimekust, mitte seda TI siis nagu võimalikku võimekust. Teiseks, hariduslõhe on Eestis suur probleem ning TI võimendab seda. A. Ressurss. Näeme, et rikkamates maakondades on rikkamad koolid. Näiteks Rae vallas on hariduseelarve iga lapse kohta 3 võrra suurem kui Raplas. See tähendab, et vaesemad ei saa pakkuda ligipääsu tehisarule, mis muutub juba praegu ühe kulukamaks või selle kasutamise koolitusi õpilastele ega õpetajatele. B. Õpetajad, kes pole piisavalt pädevad või ei pea ennast piisavalt pädevaks, et tehisaru integreerida koolitundidesse, kuna lihtsalt pole piisavalt väljaõpet. See tähendab, et õpilased ei puutugi kunagi selle tehisaruga tunnitöös päriselt kokku. Selle argumendi mõju on kahetahuline.
esiteks omandavad maakoolide õpilased õppekava sisu kehvemal tasemel või väiksemas mahus kui jõukama taustaga õpilased. See omakorda tähendab, et neil on keerulisem saada neid tugevaid eksami tulemusi või pääseda nendesse headesse ülikoolidesse. Teiseks, kannatavad ka õpilaste teiealased oskused, näiteks võime seda päriselt kasutada keeruliste probleemide teadlikuks lahendamiseks. 5 aasta pärast on tehisintellekt, aga täpselt sama igapäevane tööriist nagu Excel või Gmail, millest ilma selleta sa ei saa päriselt olla turul konkurentsivõimeline. Pange tähele, see on eriti suur probleem tüdrukutega, kes juba praegu kasutavad tehisintellekti umbes poole vähem kui poisid. Võrdluses toimub jaotuse plaan digihüpe igas koolis, iga õpilasele, igale õpetajale. Olenemata sinu KOV maksutulust saavad igas koolis A õpetajad koolitusi, kuidas teid tõhusalt kasutada ning B õpilased ligipääsu sellele TI mudelile, mis aitab neil materjali paremini omandada. Pange tähele, see on ka see, kuidas TI aitab vähendada seda õpikoormust, et vähendada seda õpilaste pinget, mis tekitab ka nende vaimseid probleeme. Jah. Rikastel linnakoolid on alati rohkem raha, nii et me teeme tsentraliseeritud TI hüppe, siis saavad neist maakoolid ka natukene rikkamaks ja need linnakoolid veel rohkem rikkamaks, ebavõrdsus on nagu tase täpselt samaks. Ei, ma ei usu, et see on tõsi. Kui me teeme päriselt nagu selle ligipääsu ja selle TI hüppe kõikidesse koolidesse, siis saavad just täpselt need nagu maakoolid, kes on praegu juba maha jäänud, selle ligipääsu sellele. Nad muidu seda lihtsalt samal tasemel ei saa. Näeme, et kui see ongi tsentraliseeritud, siis need kasutavad kõiki täpselt neid samu süsteeme, täpselt selle sama võimekusega. Teiseks, teine argument, miks kool on vale agent SEO jaoks. 2 põhjust, miks kool ei ole kõige parem agent siis SEO-d õpetama. Esiteks, SEO-oskused varieeruvad õpilaste vahel. Näeme, et osad inimesed ongi introvertsemad, osad ekstrovertsemad. Kui probleemid ja alguspunkt on erinev, peab ka lähenemine erinema. Individuaalne lähenemine on aga väga keeruline, kui klassiruumis on 34 õpilast ja õpetajal on ka ju kalduvus rääkida seda, millega ta on ise kokku puutunud, millest temal on kogemus, mitte sellest, millega tänapäeva õpilased päriselt maadlevad. See tähendab, et isegi kui õpetaja tahab parimat, siis see pole realistlik, aga me ka ei usu, et nad päriselt püüavad. Teiseks, õpetaja õpetab SEO-d kahjulikult. Miks? Keskmine Eesti õpetaja on 50-aastane. Nemad õppisid sotsiaalemotsionaalseid oskuseid ajal, mille vaated olid palju konservatiivsemad. Homoseksuaalsus ei olnud aktsepteeritud, poisid ei tohtinud nutta ja nii edasi. Mis need õpetajad tõenäoliselt ei muutu? Seda arvavad, et nad juba teavad SEO-d, sest nad on pikalt nende lastega töötanud, seega nad tõenäoliselt ei lähe nendele kursustele või ei kuula seal. See tähendab, et A, nad parimal juhul ei õpeta seda SEO-d või B, halvemal juhul õpetavad, kuid siis õpetavad ka neid aegunud teadmisi, mis on õpilastel veelgi kahjulikumad. Pange tähele, et 2 punkti võrdlust siin on see, et A, paljud lapsevanemad õpetavad ja jagavad juba palju ajakohasemaid teadmisi SEO-st ning B, teid on palju raskem kahjulikult õpetada, sest see on objektiivsem. Pole hullu, kui su õpetaja ütleb, et ChatGPT on halvem kui Gemini, sa ei saa sellest mingisugust emotsionaalset kahju. Kuidas meie aga siis nende probleemidega tegeleme? Esiteks, näed, iga õpilane õpib päriselt SEO-d ka läbi nende elukogemuste ning teiseks ja olulisemalt isiklik vajaduspõhine lähenemine, mis on ka meie maailmas. Näeme, et koolid teevad võimalikult lihtsaks koolipsühholoogi juurde minemise ja on programmid nagu Peaasi, kus sa saad lugeda selle kohta, millega sa päriselt praegu maadled. Milles seisneb aga erinevus? Väljaspool kooli sa saad ise valida, kellelt sa abi küsid. Kui sa tead, et su isa on suhetes halb, sa küsid oma emalt. Klassiruumis saad aga sunnitud kuulama ja kui sa tahad head hinnet saada, sa ei saa ka vastu vaielda. Kõikidel nendel põhjustel jaotus. Tiiale selle suurepärase kõne eest ning algab Heita Polevast.
paneel. Riigis, kus on vaimse tervise kriis, on igasuguse arengu eelduseks see, et see kriis saab kuidagi lahendatud. Ilma erinevate sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseta ei ole meil lihtsalt lõpuks töötajaid, kes kogu selle tehisintellekti nagu ägedusega midagi peale saavad hakata. Kõigepealt 3 punkti raamistus, siis 2 punkti ümberlükkeid ja siis meie esimesed 2 argumenti. Aga kõigepealt selle raami juurde. Milline näeb need sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpetamine välja? Me ütleme, et see on esiteks väga spetsiifilised vaimsele tervisele ja selle hoidmisele suunatud tunnid, kus päriselt arutatakse erinevaid muresid vaimse tervisega ja kuidas nendega toime tulla. Mitte lihtsalt see, et helistada laste abisse, kui sul kurb on, vaid konkreetsed emotsionaalsed oskused ja võtted, millega ise ennast aidata. Teiseks on eneseanalüüsi ja enda juhtimise oskuste integreerimine erinevatesse tundidesse. Kui sa saad halva hinde, siis sa pead analüüsima, miks sa selle said ja kuidas sa seda muudad. Pärast mingi ülesande täitmist sa pead analüüsima, mis on sinu nõrkused ja tugevused selles. Rohkem vastutust õpilastele üldiselt selles, kuidas tema õppetöö kulgeb. Ja kolmandaks, erinevate sotsiaalsete oskuste õpetamine. Nende hulka võivad minna ju nii lihtsalt konflikti lahendamine, kui ka konkreetselt empaatia kui oskuse juurutamine õpilastesse, mis on kriteerium ühiskondlik heaolu. Aga pange tähele, et võrreldes sellega, kuidas tänapäeval sotsiaal-emotsionaalsetele oskustele lähenetakse, mis on väga one size fits all, on see palju mitmekesisem ja pakub rohkem võimalusi erinevatele tüüpidele probleemidele. Ja nüüd nende ümberlükete juurde. Nende esimesest argumentist, mis räägib sellest hariduslikust lõhest. Ma arvan, Anni poib seda ka üsna efektiivselt ja me ei saa sealt nagu sufficient vastust. Aga pange tähele, et see ebavõrdsus jääb ju ikka täpselt samaks. Kui mina, Rae gümnaasiumi õpilane, saan seal tehisintellekti põhiteadmised kätte selle kogu hüppega. Väga cool, sellepärast, et isegi kui mina saan tollel hetkel kätte, siis inimene, kes käib tikis, mis kooli nagu keskmine lapsevanem on oluliselt jõukam, siis nad saavad igal juhul panustada sinna rohkem, sellepärast, et neil lihtsalt on rohkem ressurssi. See ebavõrdsus jääb täpselt sama. Aga ühtlasi, see on sotsiaal-emotsionaalsete oskustega ju täpselt sama. Need psühholoogid ja nii edasi on koolis ka tõenäoliselt ikkagi nagu mingi kesklinna koolides ja koolides, kellel on rohkem ressurssi endale seda võimaldada. Ma arvan, et see punkt on suhteliselt irrelevantne. Aga nende teisest argumentist, kuidas koolil on mingisugune agentsus, kuidas nad räägivad, kuidas õpetajad on ebapädevad, lollid, vanad, mida iganes. Me ütleme, see on täielikult sümmeetriline ja sellepärast, et tehisintellekt on samamoodi väga nagu keeruline implementeerida, sest need õpetajad samasugused, kes on, ma ei tea, 80-ndatest pärit, mida iganes, on ka piisavalt nende raamistiku järgi vanad ja lollid. Mina ei öelnud seda, nemad ütlesid. Aga ühtlasi ei. Ma arvan, et seda tehisintellekti hüpe toimub ikka. Sellepärast, et inimestel isegi kui nad ei saa nagu neid otseseid oskuseid sealt kätte, siis nagu tööandjatel ja ettevõtetel on lihtsam ja mugavam tehisintellekti kasutada, mistõttu nad võtavad selle ikka kasutusele ja koolitavad inimesi. Pluss, kui sind nii väga tehisintellekt huvitab, sa tõenäoliselt lähed seda ka õppima. Ja sa õpid neid oskusi enda alal ülikoolis, nagu iga valdkond ei ole sama, see ei pea olema sama. Pluss ma arvan, et tehisintellekti terve point on see, et kõik su ülesanded saavad automatiseeritud. Kõik inimesed ei pea neid oskama, ainult need paar nördi, kes seda piisavalt hästi teevad. Aga esimese argumendi juurde. Sotsiaal-emotsionaalsete kriisi lahendamine indiviidi tasandil. Mis seis on praegu sotsiaal-emotsionaalsete oskustega? Me ütleme, et noorte seas on vaimse tervise häirete ja suitsiidiga määr rekordtasemel. Suhtlemisoskus jääb ühtlasi järjest halvemaks, sest sotsiaalmeedia tagajärjel liigutakse eemale näost näkku suhtluseks. Vaata, kuidas noored ei julge enam isegi helistada telefoniga. Inimesed laiemalt ei ole efektiivsed, kuna nad ei ole iseenesest head enesejuhtijad ja eneseanalüüsijad. Ja ütleme, et alternatiivid on järjest kehvemad. Pange tähele, kuidas riik ei taha näiteks enam peaasja rahastada. Psühholoogia on patsientide kohta liiga vähe ja nii edasi. Kuidas koolis õpetamine seda lahendab too? Ütleme, et sa saad tundidest vähemalt mingitki tööriistad, et õpid endaga toime tulema ja õpid mingeid sotsiaalseid olukordi normaalselt lahendama. Me normaliseerime ühtlasi nendest teemadest rääkimist puhtalt läbi selle, et need teemad on laual ja arutatud. Aga ühtlasi kõige hullemates olukordades sul tekib koolis usaldus isik selle jaoks, et nendest asjadest rääkida, kui muud alternatiivi ei ole. Näiteks sotsiaalpedagoog, näiteks õpetaja, keda me selle ressursiga tagame. Mis on selle mõju? Enamus juhtudel on suurem tõenäosus, et rohkemad õpilased tegelevad rohkem enda vaimse tervisega ja sellega, kuidas hoida ning nad märkavad erinevaid ohumärke kiiremini ja varem. Mis tähendab, et meil on ennetus sellest, et meil tekiks suur probleem vaimse tervisega. Ühtlasi noored õpivad väga olulisi oskusi tulevaseks eluks, näiteks nagu empaatia ja eneseanalüüs on hädavajalikud tänases keerulises maailmas, et mõista meediat, mida sa tarbid, suhestuda poliitikaga ja nii edasi.
inimestega üldse, ma ei tea, suhelda ja nii edasi. Ühtlasi suhtlusoskuse arendamine on vajalik selleks, et sa saaksid normaalselt täiskasvanu elu elada, kuna sul on vaja lihtsalt suhteid luua. Ja nüüd teine argument, miks on see kasulik, ehk natuke makromajandust. Miks on riigile kasulik, kui tööturule sisenevad sotsiaalemotsionaalsed oskustega inimesed? Sellepärast, et need oskused muutuvad ju ajaga kõige olulisemaks, sest tehisintellekt võtab üle kõik mehaanilised ülesanded ja tööd, mis tähendab, et inimeste poolt on vaja täita töökohad, nagu näiteks arstid, psühholoogid, õpetajad ja nii edasi. Kooli ülesanne võiks olla suunata inimesi olema selliseks tulevikuks valmis, sest see tähendab, et meil on ühiskonnas inimesi, kes oskavad täita neid rolle, mida majandus ja ühiskonna areng nõuavad ning see viib majanduskasvuni. Me ütleme, et sotsiaalemotsionaalsete oskuste õpetamine koolis tähendab, et inimestel on lihtsalt eluks parem pagas kaasas. See tähendab, et tulevikus nad on tõenäolisemaid neid oskusi rakendama. Näiteks nad oskavad ennetada läbi põlemist, sellepärast et nad märkavad consciously neid märke. See laias laastus tähendab kahte asja. Esiteks, me ennetame vaimse tervise muresid, mis on lõpuks niikuinii riiklik mure, millega peab tegelema ja mida klattima, vaata näiteks, ma ei tea, haiglaid ja nii edasi. Aga ühtlasi suureneb inimeste produktiivsus, sellepärast et inimesed on ise võimelised enda probleeme ennetama, neid tunnistama ja nendega tegelema, mitte nad ei ole halvatud, sellepärast et neil on nagu masendus või mida iganes. Aga ühtlasi tööandjad peavad muutuva kultuuriga võimaldama vaimse tervise probleemidega tegelemist. Kui noortest alates on parimad nagu sotsiaalemotsionaalsed oskused, siis nad on tõenäolisemad endaga toime tulemises ja sotsiaalsete olukordadega hakkama saamises. Aga ühtlasi, ma arvan, et me saame seda suuremat ühiskondlikku sidusust. Igasugune sidusus põhineb sellel, et inimesed on võimelised teineteist mõistma. Ma arvan, et mida me teeme sellega, on see, lahendame esiteks selle vaimse tervise kriisi ära, inimesed on produktiivsemad, ühtlasi, kui see ei ole tõsi, siis vähemalt me saame ühiskondlikult rohkem üksteisega läbi. Aitäh! Mõtleminut on täis tiksunud. Pere Kaspar, mida sooviksid näha teha? Ma arvan, et selle väitluse võidab see, kes näitab, et nende maailmas on õpilastel parem olla. Me nõustume, et Eestis on õpilastel väga suured probleemid vaimse tervisega, aga pange tähele, et me oleme ainus tiim, kes räägib teile, kust need vaimse tervise probleemid tulevad. Eesti õpilased on läbi põlenud, koormus on tohutult suur ja just nendes väiksemates koolides ja väiksemates piirkondades, kus on õpetajate puudus. Ma pean minema tegema matemaatikaeksamit, aga minu koolis ei ole võib-olla kvalifitseeritud matemaatikaõpetajad. See on see, mida TEI lahendab ja see on see, mida TEI hüpe lahendab. Okei, mis oli Eituse peamine push vaimsele tervisele? Nendel oli lihtsalt 2 argumenti, kus nad rääkisid, miks sotsiaalemotsionaalsed oskused on toredad, aga mitte kordagi nad ei räägi, kuidas siis õpilased neid päriselt omandavad. Nad lihtsalt ütlevad, me õpetame neid neile, aga no tegelikult see ju ei seleta, kust need oskused tulevad. Nad ütlevad, et sa pead analüüsima, miks sa mingisuguse uue hinde said, või et me õpetame neile mingit sorti empaatiat, aga kuidas see lahendab Eesti vaimse tervise kriisi? Ma õppisin 12 aastat keemiat, aga mul on tunne, et me ikkagi lõplikult ei saanud selgeks seda keemiat. Ma arvan, nad peavad õpetama, miks see sotsiaalemotsionaalsed oskused kinnistuvad noortele ja kui need isegi jäävad need meelde, miks nad hakkavad neid kasutama. Ei. Eitus, ma arvan, lihtsalt ütleb, et nad õpivad või reflekteerivad. Aga vaatame, ma arvan, et kogu nende kaasus oli ennetatud meie teises argumendis tegelikult, millega nad tegelikult ju laias laastus ei vasta. Me ütlesime teile, et need õpetajad ise
arvavad, et nad on elu kogenud ja seega ei lähe nendele sotsiaalemotsionaalsete oskuste koolitustele. Või et õpetajad on praegu tohutult läbi põlenud, muideks, probleem, mida unikaalselt meie lahendame selle TI-hüppega. Me ütleme, et need on põhjused, miks õpetajad ei saa hakata neid sotsiaalemotsionaalseid oskuseid õpetama. Mul on niigi palju pinget, nüüd ma pean hakkama veel psühholoogi mängima. Ja pange tähele, kuidas õpetajate peamine prioriteet on alati ja mida ka hinnatakse õpetajate puhul on see, kui hästi läheb nende õpilastel eksamitel, kui häid tulemusi nad kontrolltöödel saavad. Sel hetkel mina õpetajana alati lihtsalt pigem prioritiseerin seda, et me tuubime veel neid valemeid, kui seda, et ma hakkan ehituse plaani tegema. Seega nad peavad tõestama, miks õpetajad sellega päriselt kaasa lähevad, siiani nad ei ole seda teinud. Ei. Ja teiseks, ma arvan, et pigem realistlik on see, et meie maailmas, kus õpetajal on lõpuks koormus nii-öelda vabanenud, võib-olla selles maailmas see õpetaja on õnnelikum ja toredam oma lastega, võib-olla küsib neid ka, kuidas neil läheb, on ju. Või siis selles maailmas ta hakkab võib-olla lõpuks tegema neid refleksioone, alles siis, kui õpetajat on see koormus läinud, on see võimalik. Ja teiseks, tegelikult meie kaasus läks sügavamale. Me ütlesime, et mingitel olukordadel need õpetajad saavad teha kahjulikult seda. Nad ei ole, eks ole, professionaalid. Võib-olla kui mina olen 14-aastane, kes nüüd oma, ma ei tea, reflektsioonis, kui see tõesti juhtub, räägin esimest korda, et mul on stress või mingisugune asi ja õpetaja ütleb, pole hullu, mis ta seal ikka läheb üle. Ma arvan, sel hetkel sa ei tahagi enam võib-olla täiskasvanutele oma nendest tunnetest rääkida ja teie plaan teeb hoopis kahju. Sellele te peate vastama, et teie mõjud kehtiksid. Ja seda te ei teinud. Ja see oli meil esimeses kõnes. Jah. Mida teeb depressioonis noor teaduse maailmas, kus tal ei ole tugiisikut, kelle poole pöörduda, sellepärast et riik ei taha rahastada peaasja ja tal ei ole koolipsühholoogi? Ma ütlen, mida teevad praegu noored tegelikult ja vaadates seda trendi. Üks suur asi, mida noored teevad, on pöörduvad aina enam TI poole oma nii-öelda tunnetega ja kirjutavadki teile tahes-tahtmata, on ju, see on tõsi, noortel on väga raske rääkida, tõsi, et tugiisikuid on vähe, on ju. Seega, tahes-tahtmata noored pöörduvad TI poole. Seega on oluline, et see mudel, millega need õpilased räägiksid, oleks nii-öelda selle Eesti riigi kontrolli all ja oleks võimalikult hea. Kui ta räägib talle vaimse tervise probleemidest ja tal tuleb vahele reklaam, kuna OpenAI hakkas eelmine nädal reklaame näitama, või kui tal vahepeal tuleb limiit, sorry, täna sa rohkem minuga rääkida ei saa, siis ma arvan, et kahju on selge. Meie maailmas unikaalselt see mudel saab suunatada nende professionaalide poole neid probleeme lahendada. Aga teiseks, vaatame, kuidas päriselt see probleem laheneb. Mis on õpilaste suurim probleem? Ma arvan, et see on akadeemiline surve. Ma arvan, et neil on tohutult suur surve taga, Eestis on see edukultus, aga ma arvan, et meil on unikaalselt hea tehisaru, sest et see on ühendatud riikliku õppekavaga, mis tähendab, et nende maailmas sa võib-olla teed lihtsalt need kodutööd ära selle TI-ga, on ju, aga sa päriselt ei julge kunagi õppida selle TI-ga, kuna ta annab sulle selle prantsuse õppekava järgi neid valemid, kuna selle andmete peal see on treenitud. Meie maailmas on unikaalselt sul selle Eesti õppekava peal treenitud TI, pange tähele, ta on 24/7 kätte saadaval erinevalt õpetajast, kes on nende maailmas tohutult ülekoormatud ja see on personaalne, sa saad talt küsida, ma julgen talt isegi lolle küsimusi küsida, mida ma õpetajat julgeks. Tähendab, et mul õpilasena on palju lihtsam kaasas käia selle akadeemilise survega, mis tähendab, et ainult meie lahendame baasastmel need probleemid, mis õpetajatel on. Õpilastel on. Teiseks, me näeme, et õpetajad on samuti ülekoormatud ja mida lahendab unikaalselt meie TI, millega nad saavad neid kontrolltöösid ja asju nii-öelda lahendada. Ja kolmandaks, ma arvan, et teie maailmas on ju, te ütlete, et need õpetajad hakkavad seda tegema, keegi peab neid koolitama. Ilmselt need on need professionaalid ja psühholoogid, kes hakkavad neid koolitama. Te noogutate, on ju. Ma arvan, et need psühholoogid, kes siis nii-öelda neid õpetajaid hakkavad koolitama ja tegemist üle Eesti, need on ajad, mis õpilast ei saa enam nende psühholoogide juurde minna, et vajaduspõhiselt rääkida. Ma arvan, et te peate tõestama, miks te vaikuse minuti ja refleksiooniga seda depressiooni ravite on väga raske. Õpilane peabki pöörduma psühholoogi juurde ja analüüsima neid traumasid, mis tal on. Aga selleks on vaja, et oleks rohkem saadaval neid psühholoogide aegu, mis juhtub meie maailmas unikaalselt. Nii, miks siis riik peab seda lõppude lõpuks tegema? Ma arvan, et see unikaalselt saab jõuda kõigini. Ma arvan, et 20 eurot kuus või 30, ilmselt TI hinnad aina tõusevad, kuna need firmad on kahjumis, on tohutult kallis mingisuguste inimeste jaoks. Meie maailmas saavad unikaalselt kõik seda kasutada ja päriselt tõsta usaldust. Praegu õpilased seda niivõrd palju ei usalda. Ma arvan, et see kaalumine on lihtne. Need, kellel on praegu kõige raskem, näiteks maapiirkondades vaesuse või õpetajate puuduse tõttu, kes tunnevad ennast kõige vähem valmis, kannatavad või saavad kõige rohkem kasu sellest, kui neil on nüüd see eraõpetaja põhimõtteliselt taskus, kellega rääkida. Nende viimane lüke on öelda, et ebavõrdsus püsib mõlemas maailmas, aga see ei olnud kunagi meie argument. Meie argument rääkis sellest, et see ebavõrdsuse probleem hakkab esiteks süvenema selle TI tõttu, kuna need väiksemad koolid ei saa sellele ligipääsu. Aga ka teiseks, et see õpetajate puudus nendes piirkondades on selle ebavõrdsuse probleem. Ja me arvame, et niipea, kui me saame neid õpilasi nendes piirkondades järele aidata, me ühtlustame seda vaimse tervise taset ja sotsiaal-emotsionaalsete taset Eestis. See on oluline sellepärast, et nendel inimestel on kõige raskem vaimselt ja neil on kõige vähem kvalifitseeritud õpetajaid. Kõikidel nendel põhjustel mul on uhkes Eesti jaotuses.
paneel, kui iga päev satub 2 noort lastehaiglasse, sellepärast nad on proovinud suitsiid teha, siis meil on kriitiline probleem, millega peab tegelema. Jaotuse lahendus on, rääkige chatiga sellest. Chat ütles Anni klassi ajal, et ta peaks ennast ära tapma peale matjaproovika tegemist, sellepärast et see on ju parem lahendus. Ma arvan, et tehisintellekt ei ole lahendus sellistele probleemidele. Mida ma teen siin kõnes? Kõigepealt ma räägin sellest, mis on sümmeetriline ja miks jaotuse esimene argument üldiselt või nagu suur osa jaotuse kaasust fundamentaalselt ei päde. Teiseks, lühikest perspektiivist, kolmandaks, pikas perspektiivist. Esiteks, mis on siin väitluses sümmeetriline? See, et õpetajad on vanad ja nad ei mõista näiteks sotsiaalemotsionaalseid oskusi. Täpselt sama kehtib ka tehisintellekti kohta. See on täiesti uus. Küll aga veel enam, ma arvan, et tegelikult on suurem võimalus, et samad õpetajad mõistavad mingi piirini sotsiaalemotsionaalseid oskusi, sellepärast et need on eksisteerinud kogu aeg. Sa pead alati suhtlema inimestega mingi piirini ja see on midagi, mida sa mõistad ilmselt lihtsamalt, eriti kui sa oled pedagoog ja sulle tehtakse mingisugune koolitus sellele. Teiseks siis see, et kas tegelikult õpetajad mingi piirini isegi mõistavad seda, mida nad peavad õpetama. Mõlemal poolel nad peavad mingisuguse koolitused läbi, aga mõlemal poolel nad on ikkagi pädevad. Ma arvan, et lõppude lõpuks selle on ülitähtis, et me tegelikult väitame seda väitlust ausalt. Mida siis jaotus räägib? Mis on siis ka veel sümmeetriline? Räägivad sellest haridusluslõhest. Miks ma arvan, et see tegelikult ei päde või miks ei kao ära? Sellepärast, et reaalkoolil on jätkuvalt rohkem ressursse, sest neil on rikkad lapsevanemad ja neil on paremad süsteemid, et õpetada tehisintellekti. Isegi siis, kui kõigil on mingisugused baasoskused, siis nad saavad ikkagi edasi. See ei lahenda mingisugust lõhet, see lihtsalt tõstab selle barjääri kõrgemale, ma ei saa sellest aru. Veel enam, see, kas nad saavad õpetada. Ma arvan, et meil on jätkuvalt samad õpetajad. Ma arvan, et tegelikult mingi õpetus on ikkagi üldistatud ka tehisintellektiga, aga veel enam, kõik mingisugused alternatiivid sellele, kus sa saad õppida asju, eksisteerivad ka mõlemal pool. Täpselt nagu sa saad ka elust õppida sotsiaalemotsionaalseid oskusi, sa ise räägid ka chatiga, sa kasutad tehisintellektiga praegu ja kui sa arvad, et see on tulevikus vajalik, sa props õpid selle ise ka ära. Ma olen nõus, et need asjad on sümmeetrilised, ehk me peame rääkima sellest olukorrast, kus mõlemal viisil saab mõlemat asju koolis õpetada ja see jõuab ka mingi piirini noorteni. Me eeldame, et on alati mingi grupp noori, kes saavad need teadmised kätte ja see on see, millest see väitlus käib. Enne kui ma räägin sellest short runist, sure. Meie kaasus ei ole üldse see, et me hakkame teie oskusi õpetama. Ma arvan, et teid on suht lihtne kasutada. Me anname ligipääsu kõikidele õpilastele, et teha nende koolielu lihtsamaks ja et kõik saaksid efektiivselt õppida ja mitte olla ülekoormatud. See eksisteerib praegu ka, ma õpetan iseendale matemaatikat ChatGPT-ga, see on väga kättesaadav ja väga odav, versus psühholoogid ei eksisteeri igas koolis ja see on midagi, millest me peame investeerima. Nende kaasus on fundamentaalselt pointless. Räägime siis short runist, eks vaimsest tervisest. Miks me saame seda õpetada ja miks see päriselt jõuab inimesteni? Sellepärast meil on rohkem raha, eks meil on ilmselt ka rohkem professionaali, kes oskavad rääkida päriselt nendest teemadest, keerulistest teemadest nagu depressioon ja ärevushäired ja nii edasi. Aga veel enam, meil on ju mingisugused koolitused ka õpetajatele. Miks see lõppude lõpuks ka aitab seda noort, kellel on halb siis? Sellepärast, et vahepeal sul on vaja natuke spetsiifiliselt lähenemist. Seda, mida praegu ei saa ju staatuskoos, sellepärast, et inimese õpetuse tund võib olla, aga me ei räägi väga spetsiifiliselt sellest, kuidas ATH-ga koolis toime tulla. Sellepärast, et see on nii väike protsenti inimestest, küll aga see võib mõjutada neid väga-väga retsilt. See olukorras, kus ma saan mingisuguse loengu selle kohta või mu õpetaja natukenegi räägib sellest, sest me teeme eeldused, et õpetajad on mingi piiril pädevad ja saavad aru, kui neid koolitatakse välja sellistel teemadel, siis ma vähemalt oskan natukene kas või näpu näidata järgi midagi teha. Või äkki seeläbi ma oskan pöörduda ka kellegi teise poole. Või ma vähemalt julgen rääkida oma õpetajale või tugispetsialistile sellest, sellepärast, et kool on loonud mulle hea keskkonna, kus seda teha. Veel enam, tänu sellele ressursile, mis on ka eituse maailmas, me saame ju veel rohkem neid tugiisikuid tekitada nendesse koolidesse, kus seda on kõige vähem. Me räägimegi just nendest maakoolidest, millest jaotus nii väga tahab rääkida. Selles olukorras sul on veel rohkem neid inimesi sinna vaja. Aga veel enam, me ju õpeta ainult mingi vaimse tervise oskusi, vaid ka üldiselt sotsiaalseid oskusi, millest tegelikult jaotus ei taha kordagi rääkida. See, kuidas grupitööd teha, see, kuidas mõista erinevaid perspektiive, see täpselt see, mida me praegu siin väitluses teeme, võiks olla rohkem rakendatud igal pool, igas koolis ja mitte ainult olla vabatahtlik neile, kes väga tahavad seda mõista. Sellepärast need saavad selle niikuinii kätte. Me peame rääkima nendest, kes muidu ei saa. Miks alternatiivi ei eksisteeri? Sellepärast jaotus muudkui räägib stressiolukordades, mis tuleb sellest, et koormus on koolis. Okei, koormus on mõlemal poolel. Neil on veel rohkem koormust ilmselt, sest nad peavad kuidagi seda tehisintellekti õpetama, kuidagi rohkem integreerima ja ilmselt see õpetaja paneb veel rohkem koormust juurde, sellepärast et ta eeldab, et sa teed kõik chatiga ära. See tähendab seda, et sul on veel raskem koolis. Aga veel enam, miks sul ei eksisteeri alternatiive vaimsele tervisele? Sellepärast, et väga tähele, kuidas 50% koolidest on päriselt psühholoogid olemas või tugiisikud olemas. Teiseks, tehisintellekt ilmselt ei ole kõige pädevam psühholoog üldse ja me peaks suunama inimesi päriselt professionaalide poole ja tekitama võimalusi neile. Või mitte, kui ei saa tekitada võimalusi, siis vähemalt pakkuda neile mingisuguseid tuule, kuidas endaga toime tulla. Ei. Aga veel enam, riik lõpetab selle aasta lõpsul peaasi
rahastamise. Meil puuduvad need teised alternatiivid, see peab tulema haridussüsteemi siseselt. Aga räägime long run'ist, millest tegelikult teadus ei taha kordagi rääkida. Sellest, mis päriselt juhtub Eestiga tulevikus, sellepärast et see, millest see väitlus peaks käima, ei ole mitte see, kui hästi sul läheb koolis õpilasena, vaid kuhu me Eesti riigina tahame jõuda. Esiteks, me tekitame ju päriselt neid töötajaid, keda meil on tööturul vaja. Sellepärast, et tehisintellekti peab rakendama ainult teatud arv inimesi. On ainult teatud arv inimesi, kes peavad seda juhtima, that's the entire point of tehisintellekt. Selleks, et saaks 10 inseneri asemel endale tööle võtta 1. See tähendab seda, et need tööd, mida on kõige rohkem vaja, on need, kus sul on vaja sotsiaalemotsionaalseid oskusi. Juhid, ettevõtjad, arstid, psühholoogid ja nii edasi. Nende järgi on nõudlus. Ja selles olukorras riigi ülesanne ja kooli ülesanne võiks olla valmistada ette noori sellisteks töödeks. Toime tulla sellega. Isegi kui sa ei lähe sinna tööle, siis sul on parem ju ka tegelikult seda tehisintellekti tööd teha niimoodi, et sa päriselt oskad suhelda teiste inimestega ja sa ei ole burnt out sellepärast, et sa suudad päriselt endaga toime tulla. Ma arvan, et jaotus on incredibly uncharitable, siis kui nad lihtsalt eeldavad, et noored ei saa mitte midagi sealt kätte. Me eeldame, et mõlemal poolel noored saavad mingisugused oskused kätte. Me peame võrdlema seda, kui kasulik on need oskused selle noore jaoks tulevikus, kui kasulikud on need oskused Eesti riigi jaoks tulevikus. Jaatus seda ei tee, me oleme juba võitnud selle väitluse. Kõigi neil põhjustel eitus. Võib-olla, kui ma oleksin saanud hüppe ajal koolis käia, oleksin ma osanud endale ChatGPT-ga rohkem nalja ette kirjutada kui ainult esimesele 4 kõnelejale. Aga nüüd on aeg kuulata ja vaatama poole 3. kõnet Johanna. Võitsime selle väitluse hetkel, kui eitus meid ei kuulanud. Me võime nõustuda, et SE-oskused on vajalikud ja et vaimne tervis on murekoht. Me võime nõustuda isegi seda, et kool peaks millalgi sellega tegelema. Aga see pole ju status quo's võimalik, sest et õppekoormus on nii suur. Praegusel hetkel peab haridussüsteem rõhuma TI-õppele ja me saaksime kõiki neid toredaid tasusid ja me saaksime lahendada seda vaimse tervise kriisi. Palun pange tähele, et õppekoormus on nii suur ja me taotleme vaimset tervist läbi lihtsa meki. Esiteks, õppisidel on rohkem aega, neil on vähem töökoormus, sest neil on kvaliteetne TI ligipääs. Palun pange tähele, et nende maailmas nad A, kas ei kasuta seda, sest nad ei tunne ennast pädevalt, või B, neil on halva kvaliteediga ligipääs. See tähendab, et sa peadki lugemisülesannet nagu mingi 70 korda chatis läbi laskma, enne kui ta annab sulle päriselt mingi nagu reaalse vastuse. Või siis nad lihtsalt rannivad selle kehvema versiooniga ja siis kannatavad õpilased selle alt. See tähendab, et nad saavad olla rohkem kohal ja siis arendada ka neid SE-oskuseid, seda fookusi tähelepanu igale õpilasele 34-st. Teiseks, me vähendame õpilaste koormust sellega, sa saad efektiivsemalt õppida. Saad ühe nagu sama peatüki materjali nagu võtta läbi 1 tunni, päris 8 tunniga. Sa ei pea tegema neid mingi flashcard, et AI teeb sinu eest ära. Meil on see kvaliteetne TI ligipääs, mis on seotud õppekavaga. Võrdlus siin on see, et nende maailmas on see ebakvaliteetne ja sellest pole lõpuks väga tolku. Pange tähele, et meie best case hakkab mõlemas maailmas toimuma nendes eliitkoolides. Ainult jaotuses saab ka Aravete kool sellest kasu. Räägime kõigepealt vaimsest tervisest. Esiteks, probleem sünnib ju tegelikult koormusest. Õpetaja ei jõua õpetaja kvaliteetselt, õpilane liiga ülekoormatud, et kuulata. Mis abi on minul sellest, et ma oskan hingamisharjutusi teha, kui ma pean päevas 6 tundi juurde õppima, lihtsalt et riikliku õppekavaga vee peal püsida. Selle hetkel nad ei tegele ju meie karakteriseeringuga ega ei too mingit uut lahendust lauale.
teiseks, me räägime sellest, kuidas nemad ju ka ei preventi seda, et Anni klassiõde chatilt vaimse tervise abi läheb küsima. Ma arvan, et see ongi mingil määral problemaatiline, aga kui õpilased teevad seda mõlemas maailmas, siis me alati eelistame, et teil on kvaliteetsem ligipääs TI-le. Nende maailmas see ongi see odav chat, mis mingi hetk ütleb sulle, et davai, keerame kraanid kinni, ma ei taha sinuga täna rohkem rääkida, sest sa ei maksa mulle. Palun pange tähele, kuidas nendes maakoolides on õpilastel siis ka kehvem ligipääs sellele TI-le. Meie lahendame selliseid probleeme. Kolmandaks, me räägime, kuidas SE-oskused pole kuidagi unikaalsed koolitunnile. Kui nad tahavad teile rääkida sellest, et ma ei tea, õpilased peaks üksteisega rohkem rääkima, siis me ütleme teile, et aga lapsed hängivad ju vahetunnis ja trennis ka. Miks peaks seda läbi õppesüsteemi rõhuma? Nad ei too kunagi seda päris asja. Nad võrdlevad selles väitluses nagu SE-oskused ja TI-oskused, aga see ei ole see, millest meie selles väitluses räägime. Me räägime integreeritud õppest, mis aitab meil päriselt efektiivset õppesüsteemi reformeerida. Ei, aitäh. Neljandaks, me oleme nõus, et psühholoogi võiks hea rohkem olla, aga seda ju ei lahenda õppesüsteemi rõhk. Seaduse järgi peab igas koolis, Eesti koolis olema psühholoog olemas, et riik tegeleb sellega mõlemas maailmas. Me näeme, et vajaduspõhine abi jääb meil ka. Aga pange tähele, depressioonis noor ei saa kummaski maailmas abi sellest grupitöödest. Tahab niikuinii individuaalset lähenemist. Esiteks läheb mõlemas maailmas psühholoogi juurde. Okei, saame aru, et see ei olegi kõige kättesaadavam asi, aga teiseks, meie maailmas unikaalselt on ju õpetajad võimelised suunama tähelepanu õpilastele. Tähendab, kui sa saad iseseisva töö asemel nagu õpetaja saab iseseisva töö asemel, sest et tal on 70 tööd kontrollida, saab teha mingi vestlusringi, kus õpilane tunneb ennast kuulduna ja nähtuna. Ma arvan, et see ei ole kõige parem lahendus, aga see on parem kui see, mida nemad meile toovad. Teiseks klassiks räägime kättesaadavusest ja hariduslikust lõhest. Reaalsus on ju see, et paljudes maakoolides pole pädevaid õpetajaid. Võib-olla Loola saabki chatilt abi küsides, et ta käib taagis ja tal on päris hea baasteadmiste ringkond. Küll aga Vormsi vallas on ainult pooled õpetajad vastava haridusega. Mida see päriselt tähendab nende õpilaste jaoks? Esiteks, et nendes piirkondades on juba kehvem võimalus taotleda samaväärset haridust. Mida meie selle lahendamiseks teeme? Meil on väike eraõpetaja iga inimese taskus. Pange tähele, see on päriselt kvaliteetne erinevalt nende omast. Kui sa tahad ChatGPT küsida abi füüsikaga, siis annab sulle Prantsusmaa valemeid. Sinul Eesti õpilasena pole sellest tolku. Ei, aitäh. Me räägime, kuidas sina saad ka nüüd äkki olümpiaadile minna Järvamaa õpilasena või vähemalt siis riigieksamiks kõik materjal läbi võtta. See on unikaalne kasu meie maailmas. Teiseks, me räägime, kuidas TI teeb seda hariduslikku lähe palju hullemaks, sest see aitab hüppeliselt õppida. Me ütleme teile, kuidas reaalkool hakkabki seda kasutama, aga Järvamaa kool ei jõua ju järele. Sellepärast meil ongi vaja riiklikku hooba, et tõsta seda taset. Me oleme nõus, hariduslikke lõhed ei saagi lõpuni ära kaotada, seni kuni meil eksisteerivad rikkusega vallad, aga me saame anda nendele vaesematele õpilastele vähemalt võimaluse sama lävendiga jõuda, ülikooli või tööturule. Ei, aga palun pange tähele, isegi kui õpetaja ei taha kummaski maailmas midagi uut õpetada, siis on meil ju suurim kasu õpilastele, kus nad saavad ligipääsu kvaliteetsele eraõpetajale. Tõenäoliselt Prantsuse lütseumis on alati motiveeritud õpetajad, aga arabiatel mitte. See on see, kus meie mudel päriselt aitab. Kui sinu õpetaja ei õpeta sind, sa saad pöörduda selle kvaliteetse TI poole. Keskmine Järvamaa õpilane ei pea maha jääma õppekavast. See tähendab, ta saab ülikoolis samadel alustel, mis teised. Teiseks nad ütlevad, et TI on intuitiivne, aga õpetajale on raskem õppida. Me ütleme, et õpetajatel on ju ka lisamotivatsioon kasutada seda TI-d, sellepärast, et see on kvaliteetne. Ma arvan, et keskmine õpetaja ei näegi praegu tohutut kasu ChatGPT kasutamisest, sellepärast nad ei saagi enda koormust sellega leevendada. No okei, võta see. Kui 90% Eesti noortest on öelnud, et nad on kasutanud tehisintellekti näiteks koolis, siis mis on jaotuse muutus väitlustes? Ma arvan, et nad siiamaani ei ole kuulanud meie väitlust, kallis paneel. Me ju toome teile esimeses kõnes raamis ära selleks, kuidas meil on integreeritud TI-õpe. Meie mudel ei olegi see, et õpilased hakkavad rohkem ChatGPT-d kasutama. Meie mudel on hariduslik õppekavaline TI, mis aitab meil päriselt õppida. Ma arvan, et see ei olegi nagu, mõlemas maailmas kasutavad TI. Küsimus on selles, kumb neist on kvaliteetsem. Ja kummas maailmas on õpilased päris ligipääs sellele kvaliteetsele TI-le. Ma arvan, et nende maailmas ongi on kuldse ringi koolides. Nad lõpuks ei tegele selle materjaliga. Kui nad tahavad case shiftida sinna kolmanda kõne lõpuks, siis ma ei tea, palju õnne. Ma usun, et nad on kaotanud selle punkti ammu. Aga palun pange tähele, et nad ei saagi meie kasusid, sellepärast, et teistel agentidel ei olegi ju motivatsiooni Eesti TI-ga tegeleda. Ma arvan, et keskmisel, välismaa suurel TI arendajal ei ole motivatsiooni Eesti siseturule tuua nagu hariduslikku TI. Riik peab olema see, kes toetab selle väljaarendamist. Palun pange tähele sellest ka, kuidas õpilased saavad nende maailmas alati kehvemini õppida, sest sellepärast, et neil on see kehvem TI. Ma arvan, et tulevikus pole tolku, kui sa pead haiguslehel olema, sest saad liiga stressiselt tööd teha, sellepärast, et koolisüsteem murdis sind. Ma arvan, et oskustööjõudu koolitame me ülikoolis ja need toovad endiselt meile nullvõrdlust, miks just haridussüsteemis peaks olema rõhk nendele SE-oskustele, kõikidele nende põhjustel jaotus.
ise välja mõelda, aga sellegipoolest saame nüüd 6 minutit kuulata Heitava poole kolmandat kõnelejat Anni. Lugupeetud kohtunike kaasaitajad ja kuulajad, jaotus ei ole ju siiamaani selles väitluses rääkinud kordagi tehisintellekti õppest. Nad on teile rääkinud tehisintellekti arendamisest, nad on teile rääkinud tehisintellekti kättesaadavaks tegemisest ja nad on teile rääkinud sellest, kuidas tehisintellektiga koos õppida. Nad ei räägi sellest, kuidas me koolis tehisintellekti oskusi õpetame, nad isegi ütlevad teile, et me ei räägi selles väitluses sellest, kuidas me tehisintellekti oskusi õpetame. Minu meelest need lookid teevad oravat ja minu meelest nad on juba sellega sellest väitlusest väljas, sellepärast et nad ju ei räägi tehisintellekti õppest kui asi, mida õpilased harrastavad. Nad räägivad tehisintellekti õppest läbi mingisuguse õpetajate koolitamise selleks, et nad ise et õpetajad kasutaksid tehisintellekti läbi eestikeelse tehisintellekti arendamise selleks, et sa saaks seda koolis kasutada ja läbi selle, et sa küsid tehisintellektilt abi. Ma arvan, et esiteks see kaasus on suht rumal, sellepärast et need ei ole väga eksklusiivsed asjad, aga teiseks ma arvan, et see tegelikult ei ole see, millest see teema ju rääkima peaks ja ma ei tea, kuidas meil oleks 3 kõnet sellest aru saada. Räägime siis minu 2 clash'ist selles väitluses ja see on see, millest see väitlus tegelikult käima peaks, mis on see, et kumba oskust me peaksime koolis õpetama, siis kumba oskuse rakendamine inimesele elus rohkem kasu saab tuua ja kumma jaoks me siis peaksime kasutama seda institutsiooni, mis on kool, kus saab kõiki asju kõige paremini ja kõige efektiivsemalt õpetada, kumma jaoks me seda institutsiooni siis lõppude lõpuks kasutama peaksime. Mu kõnes on selle kohta 2 clash'i, millest üks räägib siis indiviidi tasandist, mis on siis suuresti see, millest räägib teile jaotus, kuna ei vasta mitte kunagi meie teisele argumendile, mis räägib ühiskondlikust plaanist ja sellest, mis saab sellest õpilasest pärast seda koolis käimist ja kuidas ta on tuleviku tööturul ja kuidas ta on tuleviku kodanikuna. Ja teine räägib ühiskondlikust vaatest, ehk siis sellest, millest rääkisime teine argument, millele nad ei vastanud. Räägime alustuseks indiviidist. Esiteks õpilase tasand. Kogu jaotuse kaasus tegelikult põhineb sellele, et me saame maakoolidest asendada õpetaja tehisintellektiga, sellepärast et meil maakoolides õpetajaid ei ole. Ja see on see, mida nad tahavad teha. Esiteks, minu meelest see ei ole tehisintellekti õpe, minu meelest see on tehisintellekti ka õpe. Minu meelest see on sellest teemast väljas. Aga isegi kui see pole see on see, millest see teema räägib, siis mis on selle probleem? Esiteks, see, mida nad teile kirjeldavad, on ju tegelikult nagu miski, mida suudab teha ka ChatGPT. Mul õpetab matemaatikat ChatGPT, mis on täiesti tasuta. Ja ma arvan, et ta suudab mulle ka füüsikavalemeid öelda. Ma arvan, furthermore, et ma saan need üsna kergesti välja guugeldada ja ma arvan, et tegelikult on need sellised asjad, mille jaoks meil ei ole vaja kulutada seda haridussüsteemi ressurssi, mis võiks minna sotsiaalemotsionaalsetesse oskustesse. Aga furthermore, see probleem ju tegelikult ei ole nii põlev, kui nad teile kirjeldavad. Ma arvan, et tegelikult ikkagi enamus Eesti koolides õpetajaid on. Ja ma arvan, et enamikes Eesti koolides sa tegelikult saad sealt õpetajalt ka tihti nõu küsida nendes asjades, mida sul on vaja teha. Ja ma arvan, et lõppudel lõpuks see, et me seda ChatGPT-ga asendame või mingisuguse muu tehisintellektiga asendame, ei ole ju ka hea variant. Sellepärast, et lõppude lõpuks meil vaja ikkagi õpetajaid ja seda, et meil oleks mingisugunegi näiteks majanduskasv, mis meile neid õpetajaid tagab. Miski, mida me by the way tõestame eitusest, aga mitte kunagi jaotusest ei tõesta. Aga isegi kui meil on isegi kui see nagu kõik, mida nad räägivad, on esiteks siin väitluses saab olla ja teiseks püsi, siis miks need SE-oskused on alati olulisemad? Pange tähele, et jaotus best case mitigeerib seda, mida meie teile vaimse tervise oskustest räägime ja SE-oskustest räägime. Nad ütlevad teile, et seda ei saa mingi superhästi nagu õpetada ja et alternatiivid eksisteerivad. Esiteks, alternatiive ei ole enam. Peaasjalt tahetakse rahastust ära võtta ja see oli umbes viimane last resort enamikele Eesti noortele. Teiseks, me ju endiselt õpetame neid asju ja koolis endiselt saab asju õpetada, mis tähendab seda, et mingisugused sotsiaalemotsionaalsed oskused sa ikkagi saad ja alati comparatively paremad kui need, mis on eituse maailmas, jaotuse maailmas ja sul on alati rohkem tuule näiteks enda vaimse tervisega toimetulekuks ja selleks, et iseennast aidata ja selleks, et iseendaga toime tulla. Miks see kaalub üle kõik, mida nad saavad rääkida ka nendest tehisintellekti oskustest? Esiteks, see on oluliselt laiapõhjalisem. See, et mul on koolis keeruline, saab olla mul ainus koolis, aga see, et mul on vaimse tervise probleem, võib olla umbes must 1000 muul põhjusel. Mis tähendab seda, et mul on endiselt vaja sotsiaalemotsionaalseid oskusi selleks, et nende asjadega toime tulla ja see, et ma tehisintellektiga koos seal õppida ei aita mind selles olukorras mitte üks põrm. Ma arvan, et see tähendab seda, et mul on kogu minu ülejäänud elus rohkem vaja neid sotsiaalemotsionaalseid oskusi ja need saavad mind elus rohkem aidata kui see, et ma saan tehisintellektiga koos õppida selle asemel, et oma õpetajat abi küsida. Teiseks, ma arvan, et sotsiaalemotsionaalsete oskuste puudumine on inimese elus oluliselt intensiivsem. Ja ma arvan, et see tegelikult ka preemptive tõenäoliselt on nagu eeldus sellele, mida nemad suurel määral räägivad. Sellepärast, et kui minul on päriselt mingisugune väga suur vaimse tervise häda ja mul ei ole mitte ühtegi nagu tööriista, kuidas sellega töötada, siis mul on vähe kasu ka sellest, et ma mingisugusel tehisintellektilt abi saan küsida, kuna ma olen põhimõtteliselt töövõimetu, sellepärast et mul on väga sügav depressiivne episood, mis ei lase mul tegutseda. Ma arvan, et kui me vähemalt suudame tõestada, et me suudame anda mingisugused toolid, kuidas sa saad mingisugusel viisil ennast aidata või vähemalt tõestada, et noored on teadlikumad kättesaadavast abist, siis ma arvan, et me tegelikult suudame teile tõestada, et see kõige intensiivsem asi või kõige intensiivsem oskus, mida inimesel saab olla vaja, on paremini tõestatud meie mõttes. Kolmandaks, ma arvan, et sotsiaalemotsionaalsed oskused on sellele õpilasele pikaajalisemad. See, et mul on koolis raske või et ma pean koolis natuke aega pingutama, see on ainult sellel ajal, kui ma käin koolis. Aga ma arvan, et see, et mul on head sotsiaalemotsionaalsed oskused on miski, mis käärib mind kogu minu ülejäänud elu ja igas minu elu aspektis selles ülejäänud elus. Minu suhetes, minu tööelus, minu nagu iseendaga hakkama saamises ja nii edasi. Neljandaks, see aitab mind tuleviku tööturul ja see on punkt, millele nüüd kunagi ei vastata. Tulevik on tehisintellekt ja ma arvan, et see tähendab seda, et meil on vaja inimesi, kes oleksid väga tugevate sotsiaalemotsionaalsete oskustega, et
võtta tehisintellekti juhtida, et me suudaksime selle arenduses teha koostööd. Ja ma arvan, et need on need inimesed, kes on kõige suuremas hinnas tulevikus, mis tähendab seda, et mida paremad on mul need oskused, seda kaugemale ma jõuan. Mis tähendab seda, et tudeks tehtud, et me ju siiski õpetame neid oskusi ja õpilased sealt midagi ju siiski alati saavad. Ma arvan, et ma olen alati better off sotsiaalemotsionaalsete oskustega lihtsalt sellepärast, et minu elus need kaaluvad üle selle, mida tehisintellekti ka õpe, mida nad üritavad kaitsta, mulle elus saaks anda. Liigun edasi oma teise clashi juurde, milleks on ühiskondlik vaade, mille mitte kunagi ei räägi. Me räägime teile 3 asja siin all. Esiteks, me räägime teile sellest, kuidas meie arengut sööb ja peatab kriisi sotsiaalemotsionaalsete oskustega. See on see, et inimestel on väga suur nagu näiteks läbipõlemisrate, sellepärast et nad ei suuda ennetada seda, kuna nad ei suuda aru saada, millal nad läbi põlema hakkavad. Oskus, mida me meie poole lõpetame ja kriis, mida me meie poole ennetame ja parandame. Jaotus taaskord best case, mitte kerib, kui nad ütlevad, et ei ole võimalik õppida. Me pikas plaanis teeme vähemalt mingisuguse piirini seda asja paremini ja pikas plaanis mingisuguse piirini vähemalt aitame sellega kaasa. Teiseks, me räägime teile, kuidas sotsiaalemotsionaalsed oskused konkreetselt tõstavad inimeste produktiivsust. Vaadake näiteks nagu töökohti, kus produktiivsus tõuseb 33% sellega, et sul inimesed oskavad suhelda, mitte ei ole üksteise kõri kallal kogu aeg. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt me oleme ühiskonnale lihtsalt produktiivsemad. Kolmandaks, meil on kõige rohkem vaja sotsiaalemotsionaalsete oskustega inimestega ka Eesti tulevikus, kus me väga palju tehisintellekti implementeerime, mis tähendab, et see on nagu tuleviku tööturu eeldus ja Eesti tuleviku arengu eeldus. Mida see kõik tähendab, on see, et ühiskonna areng, nii nagu mingisugune tehisintellekti hüpe, kui õpetajad maakoolis, mis meil tegelikult ju võiks olla nagu ka paremal tasemel, võime olla nõus, kui mingisugune suurem toetus vaimsele tervisele, kui lihtsalt üldiselt parem elu on, kõik sõltub tegelikult sellest, mida räägib teile Eitus Terve oma teise argumendi ja ka Loola kõnese, millele Jaotus mitte kunagi tegelikult ei vasta. Nad üritavad teile karakteriseerida mingit maailma, kus meil ei ole mitte üheski maakoolis mitte ühtegi õpetajat ja me peaksime selle asendama tehisintellektiga, aga minu meelest esiteks see pole see, millest see väitlus käib, aga teiseks me oleme sellest igastpidi risti ja resti välja kaalunud. Mis tähendab seda, et tänu sellele, et meie päriselt kaitseme seda, mida selles väitluses peaks kaitsma, ehk siis millist oskust meil on Eesti ühiskonnas vaja ja millist oskust me tänu sellele peaksime õpetama Eesti koolides, kus me saame Eestis kõige paremini mingisuguseid oskusi arendada, me oleme selle väitluse võitnud. Aitäh! paneel, see väitlus käib Eesti riigi prioriteetidest ja kasvudest. Kuidas me ehitame endale võimalikult hea ja tugeva tuleviku ning kuidas inimesed saavad võimalikult palju kasu sellest. Jaotus on keskendunud väga-väga väiksele grupile ja tegelikult ei ole ka tõestanud need kasud selle grupi siseselt. Miks kaotab Jaotus selle väitluse? 3 põhjust. Esiteks, nad tegelikult ju väitlevad oravat. Nad ei õpeta isegi tehisintellekti kasutama või mingisuguseid programme selle siseselt. Nad lihtsalt ütlevad, et ei, see on väga okei, et sa kasutad chati enda õpetajana. Pange tähele, kuidas see on see, mis toimub juba praegu. Ja ma arvan, et see eeldab ka väga palju sotsiaalselt emotsionaalset oskusi. Aga teiseks, pange tähele, kuidas nad väitavad ka mööda ja nad ignoreerivad suurt osa meie kaasust, mis on väga-väga tähtis, eriti siis, kui me räägime ju Eesti riigi prioriteedist. Sellepärast, et Eesti riik on ju see, kes peab kuidagi haridust rahastama. Nad ignoreerivad kriteeriumit, nad ignoreerivad meie kaasust ühiskondlikust perspektiivist. Vaata järjekordselt meie teist argumenti. Kaspari 4. kõne on liiga hilja, et sellele vastata. Kolmandaks, nad on alati mitu sammu maas tegelikult neist. Ma arvan, et muutus tuleb ikkagi mõlemas maailmas. Küsimus on nüüd selles, kummas maailmas peaks see reform tulema. Me oleme väga-väga charitable olnud siin väitluses. Me ütleme, et jah, nad võivad väga hästi selle nagu programmiga läbi. Me ütleme, et see võib olla ka täitsa efektiivne. Küsimus on siis selles, kummast on rohkem kasu. Nemad ei ole seda teinud küll, aga nemad ei ole võtnud meie parimat kaasust ja sellega tegelenud.
ehk siis räägime kõigepealt tehisintellektist ja kuidas saab seda võimalikult efektiivselt kasutada. Pange tähele, kuidas tehisintellekt on väga kättesaadav praegu. Küll aga eeldus selle hästi kasutamiseks, nagu Jaatus tahab nagu siin võita ja ainus liin, mis neil praegu veel on, siis selle eeldus on ju sotsiaalemotsionaalsed oskused. See, et ma oskan ennast juhtida, see, et ma suudan päriselt nagu tehisintellekti mõistlikult kasutada ja mitte selleks, et oma kodutöö ära teha. See tähendab seda, et me juba puhtalt selle kriteeriumi pealt võidame ka, sellepärast ma usun, et mingigi piirini me suudame õpetada noortele, et joo, siin on paar nippi, kuidas ennast juhtida, miks see on vajalik sinu jaoks. Aga veel enam, nagu ma arvan, et nagu see osa tehisintellektist ei lähe kunagi võrdseks nende maailmas. Ja kui see läheb ja see koolide nagu suur ebavõrdsuse teema on päriselt nii tähtis, siis me ütleme, et see on täpselt sama kui ka meie poolt. Me ütleme, et täpselt samad probleemid on ka sotsiaalemotsionaalsete oskustega, küll aga need on kriitilisemad, eriti praegu, ja neid me ka mingi piirini parandame. Ja see on kõige tähtsam. Isegi siis, kui te kõike seda ei usu, ma tegelikult üldiselt ei tea, miks ühiskondlikus perspektiivis on seda hea, et kõik õpilased koolis kasutavad nüüd chati või tehisintellekti selleks, et aidata enda õpetajana ja mitte ennast või nagu mitte mingisugust alternatiivi. Küll aga nüüd on see teine küsimus, kas sotsiaalemotsionaalsed probleemid saavad leevendatud? Mida me teeme? Me pakume alternatiivi, küll aga me reformime ka katkis süsteemi, millega Jaatus nõustub. Me pakume mingisugust leevendust nendele probleemidele, abi nendele noortele, kes vajavad seda inim. Need noored on kõige tähtsamad. Ma arvan, et isegi nagu, sa ei saa kuidagi koormust vähendada kummalgi poolelt. Hulk on ikkagi sama. Küsimus on selles, kuidas sa tuled sellega toime. Ma eelistaks seda, et sa õpiks ikkagi versus sa lähed chati juurde. Ja sa õpid, küll aga sa suudad selle stressiga toime tulla, sest sul on õpetatud stressiga toime tulema koolisüsteemis ja haridussüsteemis. Ma arvan, et sellel kriteeriumit järgi me ka võidame. Ehk siis lõpuks see küsimus on, kummal tulevad kasud. Jaatuse kasu on see, et sul võib-olla on koolis kergem. Mis on meie kasu? Me ütleme, et sul on ka koolis kergem, sest sa päriselt oskad toime tulla probleemidega, aga veel enam, Eesti tööturg päriselt saab need töötajad, keda meil on vaja. Need, kes on produktiivsed, ei ole burnt out. Need, kes lähevad päriselt ka õigel tööle sinna, kus neid on kõige rohkem vaja. Ei ole vastanud Kaspar Too Late. Aitäh! Mõtteminut on täis tiksunud ja selle väitluse viimaseks 3-minutiliseks kõneks jaatanud pooled Kaspar. Lihtsalt kõne alguses kähku, miks me ei tee oravat. Ma arvan, et tehisintellekti õpe võib tähendada kahte asja. Esiteks, et sa õpid mingeid väga tehnilisi asju tehisintellekti kohta, mis ma arvan, et ei ole põhihariduses loogiline ja vajalik asi. Ma arvan, et tehisintellekt on suht enesestmõistetav. Kuid teiseks, see oli see, mis on meie plaan. Sa kasutad ja integreerid TI-d õppesse. Ma arvan, et selleks, et seda teha, on vaja anda õpilastele ligipääs TI-le. Lihtsalt vaadake TI hüppe kodulehte ja seda, mida nad teevad, ma arvan, et see on suhteliselt loogiline. Ehk siis kõik 3 ehituse kõne, nad on rünnanud seda, et me õpetame mingisuguseid TI-oskuseid ja sotsiaalemotsionaalsed oskused on olulised. Me ei õpeta neid TI-oskuseid niivõrd palju, ilmselt õpetajad jah, õpivad neid ja ilmselt selle kõige käigus ka õpitakse mingil määral neid, aga lõppude lõpuks kõige olulisem see, et õpilased õpiksid efektiivselt ja saaksid koormuse endalt ära võtta. Ma arvan, et ehitus on võtnud üsna privilegeeritud vaate selles väitluses. Anni ütleb, et enamus koolides on õpetajad. No ilmselt on tõsi, et seal on õpetajad, aga nad esiteks paljudes maakohtades ei ole väga kvalifitseeritud, puuduvad vastav haridus. Teiseks, ja ma arvan, et seda nad ei lükka kordagi ümber, õpetajad on tohutult ülekoormatud, nad ei ole õpilaste jaoks enam kättesaadavad. Selle lahendab unikaalselt TI meie maailmas, kus kui õpetajad saavad olla rohkem toetavad ja rõõmsameelsed ja ka aidata isiklikumalt läheneda õpilastele, see aitab ka õpilastel tegeleda nende peamise asjaga, mis on akadeemiline surve. Kui sa käid 8 tundi koolis iga päev, ma arvan, et see
õpilaste elu keerlebki selle akadeemilise surve ümber. Ja lisaks, kui sa oled maha jäänud juba, sa ei tahagi võib-olla küsida neid lolle küsimusi klassi ees kõikide nähes, sa saadki küsida neid TI-lt. Aga teiseks siis Loola võtab veel priviligeerituma vaate ja ütleb, et tema õpib TI-ga matemaatikatööks. Esiteks, ma arvan, et suur hulk vähem priviligeeritud inimesi ei saa endale lubada, vaadates seda, et TI läheb aina kallimaks ja kuna need ettevõtted on nii kahjumis, nad teevad tasuta versioone aina halvemaks. Pange tähele, kuidas praegust versiooni kasutamine on vägagi limiteeritud. Tehaksegi lihtsalt ära mingisugused kodutööd, mida selle TI-ga saab teha, sealt tuleb ka see Loola statistika, aga sa ei saa õppida. Sellepärast, et see ei ole ühendatud Eesti riikliku õppekavaga ja see on see, mida meie mudel unikaalselt teeb. Lõppude lõpuks see probleem selles väitluses on siis koormus, on ju. Ma arvan, et õpilased on läbi põlenud ja õpetajad on läbi põlevad ja mõlemad lahkuvad koolist katkisena. Eituse maailmas nad põlevad edasi. Võib-olla nad reflekteerivad ja mõtlevad, kuidas nad põlevad ja kui raske neil on. Võib-olla vaikuse minuti ajal nad saavad mõelda, kuidas nad matteeksami ära teevad, kui nende matteõps lahkus, sest ka tema oli ülekoormatud. Võib-olla ta istub seal loengus ja kuulab ATH-st, aga on ikkagi ülekoormatud. Kas te näete seda mustrit? Ma arvan, et eitus ei lahenda seda probleemi, et nad on ülekoormatud. Kolmanda kõneni nad ei seleta, kuidas need loengud või reflektsioonid aitavad sellega. Seda kõike sel ajal, kus Miia esimene kõne seletas juba, kuidas õpetajad on ülekoormatud ja nende tulemusi mõõdetakse just sellest, kuidas nende enda aines läheb, kuidas nende enda eksamis läheb. See tähendab, et nad kunagi ilmselt ei tahakski hakata neid sotsiaalemotsionaalseid asju tegema, sellepärast, et nende tulemusi mõõdetakse akadeemiliselt. Lisaks sellele, ehk siis parimal juhul nad lihtsalt ei tee neid reflektsioone, mis iganes asju te räägite. Aga halvimal juhul ja sellele te samuti eriti ei vasta, nad õpetavadki neid vananenud kahjulikke asju õpilastele. Ma arvan, et lõpuks viimase 2 eituse kõne jooksul nad ütlevad, et mingi piirini nende plaan töötab. Vaadake, kuhu nende plaan on kahenenud. Mingi piirini. Küsimus on selles, kas panna haridussüsteemi fookus plaanile, mis mingi piirini töötab või mis võtab ära õpilastelt koormuse. No tohutult uhke olla jaotustes, kus me saame aidata päriselt õpilasi.